ja siis nii, oleme lindistamas, jah? Nii, tere hommikut siis kõigile. Loodan, et teil on mõnus ja suvine ja see turistid ja külalised veel hordide viisi käivad teie juures. Siit Euroopa poole pealt ma võin küll öelda, et suvi pole kuskile kadunud. Eile ma talusin siin 30+ kraadi ja täna on ka vist 25. Et ei olegi nagu hea külastus. Kellegil on mikrofon sees ja see kajab, et palun äkki te saate oma mikrofonid välja lülitada. Nii, aitäh! Ja keda täna ei ole, siis saab jällegi järgi vaadata. Tere ka teile, kes te järgi vaatate. Ja kuna sügis hakkab meil niimoodi vaikselt varsti tulema ja enam meil ei ole käed-jalad võib-olla nii tööd täis, siis on meil ka Virumaa DMO poolt teile äge pakkuda igasuguseid toredaid tegemisi, kuidas ennast jällegi arendada ja kuidas mingites asjades koostööd teha. Et Viktoria, kui sa slaidi natukene edasi paneksid, et siis kiire ülevaade sellest, mis me täna teeme. Et pane vist isegi veel natukene edasi. See üks punktikene on meil siin ettevõtjate kogemuslood, et kui teist keegi ise tahab jagada oma näiteks mingit selle suvist lahedat asja, mingit toredat kogemust, mingeid ägedaid, ma ei tea, asju, mida teistega jagada, et temal juhtus külastajatega nii või mingeid häid nippe, siis pärast seda, kui Kristina on Puhka Eestis nipinurgakesest rääkinud, siis julgelt annaks kellegile sõna, et võib-olla siis siia chati kirjutada, kellel on nagu midagi teistega jagada, kas või minut, 2-3, et mis iganes see selle suve äge asi võib olla. Ja lähme siis siit edasi, et ega meil siin suve jooksul liiga palju uudiseid pole toimunud, aga siis sügistest sündmustest nii palju, et 28. oktoobril, siis see kuupäev on meil juba, eks ole, aasta algusest paigas, toimub siis Virumaa turismikonverents ja meil on seal päris ägedaid selliseid inspireerivaid esinejaid nüüd kokku lepitud, kes siis räägivad erinevatest teemadest, mis aitavad meil külalislahkust edendada. Et tuleb juttu klienditeenindusest, teeninduspsühholoogiast, AI nippide kasutamisest, ligipääsetavusest, kindlasti kestlikkusest, koostööst ja teeme ka toreda paneeli ning üleskutse on meie piirkonna turismiettevõtjatele ehk siis Virumaa turismiettevõtjatele, et kes soovib kuidagi konverentsil oma teenuseid või tooteid tutvustada, siis andke meile sellest kindlasti teada, et kui meil on sellised need suhtlemispausid, sirutuspausid, lõunaaeg, algul ka kogunemine, et siis saaksime võib-olla ka siis kuidagi lisaks sellele, et meil on plaanis ka mingisugused väikesed küsimused ja võib-olla mingid töötoad siis ka ära kasutada selleks, et te saaksite enda tegemisi tutvustada, et sellest oleks siis ka kasu. Ja registreerima saab siis hakata see 21. augustil. Lisaks huvilistel, kes kaugemalt on tulemas, siis Rakveres 3 erinevat hotelli pakuvad soodushinnaga majutust ja õhtul teeme nendele, kes väga väsinud veel ei ole päevast ja soovivad teistega koos olla ja vähem vabas õhkkonnas asju arutada, siis ka väikese koosviibimise. Ja järgmisel päeval on siis plaanis meil nii-öelda konverentsituurid, et üks tuur viib meid Lahemaaga tutvuma, üks tuur on meil selline muuseumituur ja ühe tuuri tahaks sellise varahommikuse looduse tuuri teha, mida ma siis veel Peebuga eraldi läbi räägiks. Peep, sa vist olid kuskil siin, aga siis ühesõnaga läheks linnulaulu näiteks kuulama kõik koos.
Nii, Victoria, kas sa saad palun edasi panna? Nii, siis ma mõtlesin, et kas augustis meil ei olegi midagi, aga on küll külalislahkuse programmi inimestega, meil on mõned asjad, aga siis järgmine kord siis juba väga töiselt kohtume siinsamas veebis 9. septembril. 11. septembril toimub siis kordus fotokoolitusele, mis juba esimene toimus maikuus, oli väga populaarne, kõik sinna ei mahtunud, need, kes osalesid, jäid väga rahule. Ja seekord toimub fotokoolitus Ida-Virumaal, ta on Ida-Virumaal ja Toila mererestos. Ehk siis suunatud just esmajärjugus nendele, kes siis pakuvad oma kohas ka toitu ja ka majutust. Ehk siis oskaksid mobiiliga igat oma toredat hetke jäädvustada. Siin on meil näed isegi slaidi peal mõned fotod, mis sellest eelmisest fotokoolitusest. 20. oktoobril on siis meil Canva programmi koolitus, mis toimub. See on ka hea jätk muideks nendele, kes on fotokoolitusel osalenud, aga see ei ole eelduseks, et seal osaleda. Fotoprogrammiga või Canva programmi koolitus toimub Kaevandusmuuseumis. Ja seal siis koolitaja keskendub just sellele, kuidas siis võib-olla väikeettevõtja, kes teeb ise oma turundust, peab tegema oma reklaammaterjale nii veebi kui ka mõnikord ka ise printmaterjalid välja kujundama, et siis tal oleks see kõik käepärane. Ja ta oskaks neid hästi teha, sest ka Canva programmis iga päev tuleb uusi uuendusi. Seal on ka juba AI-ga nii palju seotud, et need asjad on läinud nii ägedaks ja neid on lihtne teha, aga ise võib-olla õppida ei ole neid väga lihtne. Ja 25. novembril toimub meil siis AI-tööriistade kasutamise koolitus edasijõudnutele, et need, mida viib läbi Krista Peterson, et me oleme teinud seda koolitust nüüd juba 2 korda, mõlemal korral on osalenud umbes 40 osalejat, seekord saab ka 40, umbes niimoodi 40 mahub. Seekord on see koolitus sedasi, et osalema ootame neid, kes on juba eelneval koolitusel osalenud. Reeglina mingi erandi võime teha, kes tõesti on juba kuskil mujal koolitusel võib-olla käinud ja AI-d väga hästi oskab. Põhiliselt on umbes poole ulatuses keskendutakse kindlasti ChatGPT-ga töötamisele, ainult tasulise versiooniga töötamisele. Ja miks on selline eeldus, et meil on eelnevatel koolitustel olnud saalis siis need väga erineva tasemega inimesed ja kui seal mõnel ei ole seda tasulist kontot, siis see võtab väga palju aega, et nad ei jõua järgi. Et kindlasti teeme ka veel järgmisel aastal mõne koolituse mitte nii palju edasi jõudnutele, et aidata järgi ka neid, kes veel väga kõvad käpad selles ei ole, aga seekordne siis koolitus on mõeldud nendele, kes juba natukene midagi oskavad. Ja sellele 25. novembrile eelneb siis üks mingi tunnikahene veebikohtumine, kus Kristo juba siis teeb ära väikse eeltöö, et kuidas selleks kokkusaavaks koolituspäevaks nagu valmistuda. Ja siis nädal hiljem on veel üks veebiteel koosolemine, et selleks, et kui te nüüd olete kõik proovinud neid asju ja tekib veel küsimusi. Vähemalt minult, ma ei tea, kuidas teistelt. Ahah, ega ma ju siit ise aru ei saa. Kas keegi veel ei kuule mind? Väga hästi kuulen. Ahah, väga hea, olgu. Siis on järelikult kui kõik teised kuulevad, siis on okei. Terje, äkki sa teed väikse refreshi endal. Sest mul siin vist on hea Austria wifi parasjagu. Nii, aga siis lähme siit edasi. Palun. Ja
Nii, külalislahkuse programm nüüd võib-olla ei puuduta kõiki siin osalejaid, aga kõik, kes on meil olnud siin siis aasta algusest saadik, on teada, et meil hakkas kevadel külalislahkuse arendamise programm juba siis teist korda. Ja selle programmi raames siis on erinevad koolitused. Nüüd eelnevatele koolitustele lisaks ütlen seda, et kõikidele nendele saab registreerida ka alates 21. augustist, et peale seda 20. augustit on tavaliselt niimoodi, et on selline Eesti inimesel selline töörütm tuleb juba selline sügisene tagasi ja selleks ajaks on meil kõik need registreerimised ette valmistatud. 21. augustil siis saadame veel kindlasti ka täiendava infokirja DMO listi siis kõikide nende koolituste registreerimisega. Need on ka kättesaadaval, hakkavad olema virumaa.dmo.ee kodulehel. Ja külalislahkuse programmi sündmused siis saadame nendele, kes külalislahkuse programmis on meil sellel aastal osalemas. Ja rohkem sellest võib-olla pikemalt siin ei räägikski, mis meil edasi tuleb vist. Juba Kristina jutt, et kui keegi minult midagi küsida tahab, minuga rääkida tahab, siis reedest olen ma tagasi Eestis ja olemas, ja töölainel. See ei tähenda, et täna ei või minu käest midagi küsida, et nii tore on teid isegi keset puhkust siin kõiki näha, et ma loodan, et teil läheb kõigil hästi ja loodan teiega peagi kõigiga kohata, et meil on siin väikesed need külalislahkuse programmi raames, et õppereisid siis Ida-Virumaale augusti lõpus ja septembri alguses Lääne-Virumaale, et äkki ma paljusid kohtan. Ja siin võiks küll teada anda, et kes soovivad osaleda nendes kogemuspäevades ja teisi külastada, et sinna me kindlasti võtame ka teisi neid, kes ka selles programmis ei osale, et lihtsalt andke teada, et te olete huvitatud teada saamast, et mis siis näiteks Ida-Virumaa ettevõtjad teevad või Lääne-Virumaa ettevõtjad ja me lihtsalt võtame teid kaasa. Aga siis annan sõna Kristinale. Tere kõigile ka minu poolt. Et nagu traditsiooniks on saanud, siis väike Puhka Eestis nipinurk. Esimene slaid on selline värskendus, meeldetuletus kõigile, et ega seal muudatusi ei ole, aga seda on alati hea silma ees hoida, et vaadata üle lahtiolekuajad, kui jälle tuleb sügishooaeg, need üle update'ida. Fotosid ma loodan, et olete suvel teinud ilusaid päikeselisi, rõõmsaid, naeratavaid inimesi, külalistest, kes on lemmikloomadega näiteks kohal käinud. Et lapake oma telefoni pildipank üle ja võib-olla on pilte, mida lisada või siis välja vahetada, kui näiteks ka teenused on muutunud. Ja kui on kirjeldust muudetud ja sellest ma räägin järgmise slaidi peal võib-olla lähemalt, siis saab ka tõlkida ja selle eelduseks on ingliskeelse lehe olemasolu ja nendel teenustel, kellel on võimalik osta, siis näiteks majutusel, võib-olla mingit aktiviteetidel, siis hea, kui on ka selline keskkond olemas. Ja kirjeldus ja selleks on abiks kindlasti ChatGPT. Ja võibki panna järgmine slaidi, kus ma räägin võib-olla mõndadest uuendustest. Et on toimunud suve jooksul mõned uuendused admin poolel, ehk siis on võimalik kirjutada rohkem kirjeldust ära. Kui siiamaani sai panna 600 tähemärki koos tühikutega, siis nüüd on võimalik rohkem kirjutada oma teenustest ja piirmääraks on 1000 tähemärki. Ja see on vajalik selleks, et ka SEO kaudu tuleks Visit ja Puhka Eesti ja teie objekt paremini välja. Nii et saab vaadata üle oma kirjeldused. Kui siiamaani ei mahtunud midagi sinna sisse panna, siis nüüd annab võib-olla rohkem teenuseid üles loetleda näiteks või kirjutada kutsuvat tunnustusteksti.
Ja uuendus on ka see, et selle sama kirjelduse alla saab täiendavalt kirjutada metataag teksti, ehk siis samamoodi tuleb otsingus paremini välja. Ja seal on piirmääraks miinimum 122 tähemärki ja maksimum 200 tähemärki. Et kuna see on selline uuendus, et varem seda üldse ei olnud sellises kohas, siis kui te kirjutate uue kirjelduse, siis ta täiesti automaatselt täitub. Aga kui teil juba oli olemas, siis tuleb lihtsalt üle vaadata, kas see metataeg väljakirjeldus vastab sellele, mida te tahate, et ta oleks. Ja on uuendus ka võib-olla nii-öelda külastaja poole pealt, mitte niivõrd ettevõtja poole pealt, on see, et kui minna Puhka Eestis Visit Estonia lehele, siis tuleb kõigil lahti selline pop-up. Andke siis tagasisidet, kui olete kodulehel ise ringi surfanud ja midagi on silma jäänud, mis vajaks parandamist, siis see on hea võimalus anda ka EIS-ile tagasisidet, kuidas teha lehte veel paremaks, kvaliteetsemaks ja kasutajasõbralikumaks. Et need sellised kiired uuendused. Üks slaid on veel, mul on üks pikk slaid, mis on muutunud mitmeks slaidiks. Aga see on võib-olla selline hea teada info sellest, kuidas inimeste käitumine on muutunud. Et umbes 57 siis väliskülastajatest, 57% Visit Estonia lehe väliskülastajatest otsivad juba rohkem infot ja tahavad sealjuures ka teenused ära osta. Ehk siis miks võib-olla rõhutakse sellele, et hea, kui saaks ka kohe raha ära võtta. Ja kui see on olemas, siis tõenäosus, et teie juurde need välisturistid jõuavad, on päris suur. Nii et tasub mõelda tekstid korras, võõrkeeltes ka kodulehed, et saaks rohkem lisainfot, võimalikult hästi kirjutada ennast ja ka kodulehel võõrkeelse info olemasolu on oluline, sest et meie uus tööriist ChatGPT, mida paljud kasutavad, siis ka ChatGPT võtab lisainfot suuresti teie kodulehelt. Et kui küsimusi tuleb, nii et sellepärast tasub kodulehte panustada, võib-olla isegi mitte niivõrd visuaalselt, kuivõrd just tekstiliselt ja sisult. Ja üks viimane märksõnapunkt on veel ka see, et aeg-ajalt tasub üle lugeda ka Visit Estonia portaali kasutustingimused. Et kõik ettevõtted, kes on portaalis üleval, on nii-öelda nõustunud kasutustingimustega ja seda tasub aeg-ajalt lugeda, et kui tekib küsimus, et miks ühte või teist asja ei saa panna, siis sealt leiab vastused nende kohta. See oleks lühidalt kõik. On küsimusi äkki? Vaikus. Mina omalt poolt tahaksin julgustada seda, et kui te hakkate ühel hetkel kui teil muude suviste toimetuste juurest nüüd aega jääb, ma neid Puhka Eestis andmeid üle vaatama või mõni, kellel ei ole isegi veel liiga head kontot seal või tahetakse igal juhul paremaks teha, siis olge julged ja küsige nõu, et me tegelikult oleme ka selleks, et teid aidata sellistes ka mõnikord lihtsates küsimustes, et ei pea liiga palju ise pusima, et ärge jätke tegemata, kui tundub mingi asi nagu raske, et meil on lausa 3 inimest meie DMO-s olemas, kes nagu valdavad seda teemat ülihästi, eks ole, et on Kristina, Victoria ja Anastasia, et kindlasti siis Lääne-Virumaa ettevõtjad pöörduge Victoria poole ja Ida-Virumaa ettevõtjad Anastasia ja vajadusel ka Kristina poole. Aga eks me kõik saame jõudumööda aidata, nii et olge julged ja teeme ennast ilusti nähtavaks, sellepärast et eks te ise teate, kui te reisite või käite kuskil, siis mina praegu viimased 2 nädalat omast käest tean väga hästi, et ma ikkagi ju tegelikult tarbin kõike seda, mida ma internetist leian. Et mingeid teisi variante ei ole olemas. Et ma ei lähe nagu juhuslikult kõndima kuskile, et äkki ma leian endale öömaja
võib-olla toidukohtadega, kui sa kuskil vanalinna tänava ääres oled ja kuskil veini müüd on nagu parem, aga ikkagi vaatad endale mingi koha läbi. Nii et mina julgustan teil oma interneti asjad korda tegema ja meie oleme selleks, et teid aidata. Ja Jah. ühe repliigi ütlen veel, et kes korraldavad sündmuseid, siis sündmuseid samamoodi ikkagi panna Visit Estonia lehele ülesse, sest et ka sealt siis tulete oma sündmustega ja üldse oma teenustega paremini välja. Kristina, kas sündmuseid saab nüüd igaüks ise Visit Estonia lehele panna või ikkagi läbi siis nagu sinu sellise inimese? Vanasti sai nii. Sündmuseid tegelikult saab ka otse panna. Okei, väga hea. Jah, et sündmuseid saab otse panna. See muudatus on tehtud, et kui varem päriti kõik ka Piletilevi sündmuseid ja sealt tuli hästi palju teatreid, siis kuna see portaal on eelkõige ikkagi välisturistile suunatud, siis teatrid ei ole päris see koht, kus neid massiliselt sisestada. Aga kinnitamist vajab ju ikka, sisestada saab ise, aga siis andmehaldur peab kinnitama. Andmehaldur vaatab üle ja teeb avalikuks just. Ja lisaks tule see ka meeldetuletus, et kui see sündmus või ükskõik teie programm, tegevus on Puhka Eestis ehk Visit Estonia lehel olemas, siis ka maakondlikud lehed ju tõmbavad sealt endale neid uudiseid. Et niimoodi on meil lääneviru.ee leht, et kui on kõik teenused, üritused tulevad automaatselt siis sealt Puhka Eestis lehelt ja samamoodi on ju Ida-Virumaal, eks ole. Jah, Ida-Viru.ee pärib samamoodi Visiti lehelt, objekte pärib, jah. Nii et see on ikkagi siis, kui teil on puhkaeestis.ee lehel kõik andmed ilusti olemas, siis need kuvatakse automaatselt ka paljudel kohalikesse portaalidesse, kes on selle pärimise liidestamise teinud just. Nii, mis meil järgmine teema on? Kogemus, kas on mõni ühtegi kätt ei ole tõusnud, keegi pole kirjutanud, et tahaks oma lahedast kogemusest rääkida. Peep, kas sa oled siin, kas sina tahad oma lahedast kogemusest rääkida, kuidas kõigil armastatud sündmus sul möödus? Ei ole vist Peepu siin või? Korraks nägin. Nii kaua, kui Peep kogub ennast, võib-olla ma väikse tähelepaneku räägin. Võrreldes seda suve ja eelmist suve, siis see suvi on väga palju rohkem pikki ööbimisi. On 3-öiseid, on 4-öiseid ja neid on nagu kordades rohkem, mis teeb nagu rõõmu. Ja kui me vaatasime Ida-Viru seda statistikat värsket, siis seal oligi tähelepanek, et inimesed jäävad nagu me vaatasime analüüsisime meie andmeid, et jäävad nagu piirkonda kauemaks ja see ei ole ainult nagu suurtes hotellides, vaid ka puhkemaja näol ma nägin seda. Nii et mulle endale teeb see väga rõõmu, sest et minu kui ettevõtja kulud on selle võrra väiksemad. Ei ole seda vahepealset iga päeva järgi seda sahmimist, koristamist, uued pesud, uued asjad kõik on ju ja tööjõudu sa ka nagu hoiad kokku. Ja muidugi külalised saavad teistpidi jälle nagu parema külastuselamuse, nad on pikemalt koha peal ja see tähendab, et nad ei ole kogu aeg ka majas, ei hotellides ega ka siis meil puhkemajades, vaid päevasel ajal on autod on läinud ja vaikus nad on kusagil maakonna peal. See tähendab, et meie piirkond avastatakse, nii palju põnevat on nagu teha. Nii et see on nagu rõõmustav ja seda nii hea on nagu mingid asjad tulevad statistikas välja ja siis on nii hea seda kinnitada nagu oma kogemusega. Ettevõtjale on kulude kokkuhoid ja külalisele see tähendab, et on nagu väga äge ja põnev puhkus, sest et nii pikalt on midagi teha. Nii et väga hea uudis on see. Aitäh, Terje. Kas kellelgi on veel midagi lisada? Grete, kas sinule mõjus siis Viru folk positiivselt? Pane mikrofon sisse, sest me kuuleme paremini. No kas nüüd kuulete? Väga hästi. Tegelikult oli see hea märkus Terje poolt, et tegelikult on meil ka ikkagi inimesi, kes on meieni jõudnud isegi bookingust nagu broneerinud ühe öö, siis
koha peal võimalusel on jäänud 2 või 3 ööks, jah, et kui meil on vabu tubu olnud pakkuda. Jah. Ja no kui Peepu ei ole siin, siis ka Volgi põhjalt midagi, et minu arust oli vihmaga küll algas, nagu ikka eelmine aasta me seal täiesti uppusime, aga see aasta pärast ikkagi tuli päike välja ja nad ise täheldasid küll, et sellel aastal, kuna oli Smailers, siis oli väga palju ebatraditsioonilist Volgi külastajat. Nii-öelda, et ei tea, kas see tegelikult on pluss või miinus. Aga üldjoontes meil kõik sujus nagu väga hästi seal. Ja lähme nagu kiirelt jälle tööle tagasi. Selleks nädalaks on 3 pulma, nii et ei ole midagi passida siin niisama. Järgmistele sõna. No võimas. Ega vägisi ei saa kellegi käest muidugi midagi küsida, kui keegi käest kätt ei tõsta, et loodan, et suuri muresid ei ole ja teie kiirustate tööle tagasi, mina kiirustan puhkama tagasi, et peagi alustada juba kohe hästi välja puhanuna tööd ja teie kõigiga ka taas kohtuda. Aga mulle kirjutada ja helistada ja kõikidele meie teistele meeskonnaliikmetele võib loomulikult kogu aeg ja siis pange endale juba harilikuga kõik need kuupäevad, millest me rääkisime kirja. Kaspar paneb selle koosoleku salvestuse ja slaidid ka kindlasti ülesse siin hiljemalt homseks ja saate need veel järgi vaadata, need kuupäevad ja siis alates 21. augustist saate siis hakata ennast juba registreerima. Nii et kellega varem ei näe, siis 9. septembril siin veebis ja paljudega kohtume siis juba siin tuuritades. Mõnusat suvetku! Tšau! Tšauki!